tere näha selles saalis. Täna on tõesti väga huvitav informatsioon, eriti neile, kes seda esimest korda kuulevad. Ja täna tahan teile küsimuse esitada. Suhtleme interaktiivselt. Kellele on tervis oluline? Tõstke lihtsalt käed. Kõigile, kui inimene on haige, kui palju ta mõtleb, et ta peab olema terve, kas ta tahab kiiresti terveks saada või mitte, mida te arvate? Ja kes mõtleb ette tervisele, edasi, eeldame, et on minuga 5 aastat edasi. Mõtlete? Ei kuule, kuulete, ei kuulnutlete. Ei? Jah, arvate, suurepärane. Vaadake, on olemas praegune tervis ja on olemas tervis, mis on tulevikus nii-öelda. Kui me sellest veel ei tea ja milline see olema saab, siis me ei tea sellest midagi. Kuid iga inimene loodab, et see on väärtuslik ja et see on täna sama, nagu see on tulevikus 5-2 aasta pärast. Tegelikult tuleb hakata juba praegu valmistuma oma tervise eest 5 aasta pärast. Kas teate sellest? Seetõttu räägime täna sellest, kuidas endale abi osutada, kuidas olla tervislik, kuidas säilitada oma tervist ja hiljem mitte kahetseda, et kunagi ei jõudnud midagi teha. Ja kõige olulisem ja väärtuslikum, mida öelda on see, et tuleb püüda mitte olla koormaks lastele. Nõustute? Olenemata sinu vanusest pead hoolitsema enda eest. See tähendab mitte olla egoistlik ja mitte veeretada oma probleeme laste õlgadele. See on väga oluline. Nii et temast räägiti palju aastaid tagasi, juba 19. sajandil hakati temast rääkima, sest kunagi võeti ta. Võeti merest, vaadati, et see on olemas, toimib ja andis tulemusi. Ja see ulatub tänaseni. Kui 1930. aastal ekstraheeris Saksamaal professor Kilian Foucault-Daani sellest ainet, millest räägime merevetikate mäest, nende seinast. Hakati temast rääkima ja talle oode laulma. Ja täna jääb ta selleks tooteks, mis oli sügavalt merele istutatud, mis jääb huvitavaks tooteks selleks, et aidata inimestel olla terved. Mis on Foucault-Daan? Need on polüsahariidid, mis asuvad merevetikate rakuseinas. Teda ei saa võtta kõigist merevetikatest, mitte kõigist merevetikatest ei saa sellist vapustavat tulemust. Foucault-Daanidel on polüsahariidid. Nagu me riputame kuuseokstele ehteid, nii nööritakse polüsahariidid Foucault-Daani struktuurile. Tal on hargnenud Foucault-Daani struktuur ja lilleline. Tal on hargnenud struktuur, kui vaadata molekulaarset võrku, ja need polüsahariidid nööritakse nagu jõuluehted. Ja koos Foucault-Daaniga annavad nad tulemuse. Miks on Foucault-Daan taimele vajalik? Samamoodi nagu meil on vaja immuunsust, eks? Samamoodi vajab ka taim immuunsust. Foucault-Daan, kuna see asub taime rakuseinas, eritab teatud lima ja see kaitseb taime kuivamise ja närbumise eest. Kui laine taandus, kui vetikad puutusid kokku liivaga ja kui näiteks vetikas saab vigastuse näiteks liivast või lainest, hakkab Foucault-Daan kohe toimima nagu liim ja vetikas ei haigestu. Lisaks annab Foucault-Daan taimele energiat, sest energia on vajalik mitte ainult meile, vaid igale elusolendile. Mis selles nii erilist on? Selgub, et Foucault-Daani sisalduvad polüsahariidid mängivad väga olulist rolli. Täna tutvume nendega. Näiteks selline polüsahariid nagu monos on väga oluline. Ja inimestel, kellel on insuliiniresistentsus, on oluline sellest teada. Kellel on insuliiniresistentsus, kellel on diabeedi või eeldiabeedi seisund ja kellel on pärilik tegur mitte süvenenud. Monosa lahendab veresuhkru alandamise küsimuse, töötab astrotsüütide raku kallal ja mõjutab seedesüsteemi, stabiliseerib veresuhkru taset, andes inimesele energiat. Järgmine polüsahariid on fukoos. See on väga oluline ja väärtuslik. On teada, et meie organismis on selliseid signaalmolekule. Ehk siis milleks neid vaja on? Need annavad soossignaali teistele rakkudele. Kui inimesel pole jääkaineid, kui inimene on põhimõtteliselt terve, kui inimene hoolitseb enda eest, joob vett, sööb õigesti, teeb võimlemist, ehk siis ta tegeleb täielikult iseendaga. Temas pole sisemist toksilisust, kudedes pole intoksikatsiooni. Tema rakus on signaalmolekulid, mis töötavad normaalselt. Kuid aja jooksul koos geneetilise faktori, toitumisfaktori, organismi jääkainete faktoriga signaalmolekulid kaotavad oma seose teiste rakkudega. Ja Foucault-Daanil on need polüsahariidid, mis annavad need tulemused. Immuunsus on oluline igaühele. Ja järgmine polüsahariid, mis mõjutab immuunsüsteemi, on fukoos. Fukoos annab tulemuse kudede kahjustusele. Kui on olemas kahjustuse terviklikkus näiteks nahal, kui on muutusi inimese energiatasetes, sageli nohuhaigused, immuunsuse langus
Ja kui inimene võtab Fukoidani, siis Fukos mõjutab immuunsüsteemi, pakub rakkude energiatõusu seisundit ja annab tulemuse apoptoosi efektiga. Mis on apoptoos? Rääkisime teiega signaalmolekulidest signaalkõlketes. Kujutage ette platvormi, mis koosneb rakkudest. See on see, kuidas see meie sees toimib. Igal platvormil on see väike rakk. Neid on palju. Igal rakul on sellised karvad, antennid ja nad pidevalt võnguvad meie sees ja võtavad selle info, mida meie organism annab. Ja need signaalmolekulid mõnikord ei toimi. Ja nende juuste kaudu, nagu neuroonide ühenduste kaudu, nagu elektrijuhtmete kaudu, edastatakse teavet igasse süsteemi, igasse organisse. Kui organismis on jääkaineid, siis inimene ei suuda oma organismidega hakkama saada. Ta töötab valesti ja siis tekib olukord, kus mõned rakud ei kuule organismi. See tähendab, et kuskil toimus signaalide võimendi, kuid rakud seda ei kuule. Ja algab olukord, kus rakud muteeruvad. Kui rakk muteerub, väheneb immuunsus. Ja kui inimene võtab käsu, pidage meeles seda pilti. Sul on selline immuunsus ja sa ei kannata. Kui olukord on erinev. Siin ta on. Kui inimese immuunsus on nõrgenenud ja rakk on mutatsioon, siis tekib vähkseisund. Miks tekivad erinevad pahaloomulised formaadid? Sest ilmus muteeriv rakk. Meie keha on nii tark, kui sina ja mina sündisime, oli kõik juba paigutatud. Ja kuidas ta elab ja mida ta vajab ja kuidas salajane süsteem toimib. Tal on taastumist ja tsükkel, kuidas end välja tõmmata ja kuidas end aidata. Aga me ei mäleta seda. Meil pole juhiseid, kui ostad poest midagi, kallis masin, pesumasin. Kas auto, millel on vajalik või ostis kallis telekast. Sa vaatad juhiseid, õigus. Kuidas lubada, millist nuppu vajutada? Kui me sündisime, ei antud meile seda nuppu. Meile ei antud juhiseid ega 3, 4, 5 emale, mida meiega teha, kuidas meid toita, masseerida, kuidas riietuda ja nii edasi. Seepärast saime sünnist terviseks ja mida me saime tasuta, on see mõnikord hindamatu. Mõnikord inimesed ei pööra sellele tähelepanu, nad arvavad, et see on alati nii. Ja nüüd rääkides polüsahariididest nende juurde tagasi, tahan ma öelda, et foadanil on need 2 polüsahariidid, mille me oleme maininud, on juba väärtuslik. See tähendab, et see on õige kõhunäärme endokriinsüsteem ja õige immuunsüsteemi töö. Lisaks, kui inimesel on kuiv nahk, muutub naha küljel, mis on seotud sooltega, koos endokriinsüsteemiga, koos geneetiliste faktoritega, lihtsalt Foucault töötab ka siin. Järgmine polüsahariid on galaktoos. See on polüsahariid, mis takistab kasvajate teket rakkudes, mis valvab pahaloomuliste rakkude teket ja peatab nende kasvu. Ksüloos on polüsahariid, mis eemaldab onkoloogilisi protsesse seedetraktis. Ja väike vaagna, sooles, mis on väga väärtuslik ja oluline, sest meil on soolestikus 10 000 lümfisõlme. Ja kõik need lümfisõlmed on meie immuunsuse eest valvel. On teada, et meie immuunsus on soolestikus. Tegelikult on see 20 tootja ja see on nii palju, kui palju korda on nii palju, meil on hea või halb immuunsus. Lümf on kanalisatsioon, mis kõigil inimestel on. Seda nimetatakse kanalisatsiooniks, sest reeglina inimesed ei lõpeta vett. Sobimatu toitumine ebaõiges aagis. See viib asjaolu, et lümfi on välja pigistatud peensooles ja see on nagu vedelik, nagu rull, mis peseb kõik meie rakud. Ja on isegi rullis. Seega, kui palju see kas reoveesüsteem või mitte, sõltub meie energiast, veesüsteemi olukorrast, hommikuti seisundist, depressioonist, selline mugavus, kui on energia ja inimesel on alati hea meel. Olukord on selline, nagu siseselt kriisisüsteem töötab, hormonaalne struktuur, kuidas ta toimib ja see kõik toimib kehale. Hämmastunud päevakorras on teisi poliitikaküsimusi, mida nimetatakse ingliseks. Atsetüülnraamhappe, mis vastab aju arengu eest, on ajurakk. See happe ainsas looduslikus tootes on naiste rinnapiim. Ta pole kusagil mujal, aga fukoidate on see polüsahariid. Seetõttu vastutab see happe aju arengu eest. Atsetüülhappe, mida nimetatakse glükoosamiinhappeks, ta töötab pigistusega. Fascia sidemed liigeste kõige jaoks. See tähendab, me koosnevad koevõrgud koos teiega. Kui palju on meie seene koe aja jooksul? Meil ei ole piisavalt kaltsiumit, piisavalt kollageeni ja inimene hakkab kannatama sellisel viisil pärast 30 aastaid. Juba peetakse kollageeni puudust sees, kui teil puudub kollageen.
Alustada kudede kirjeldamist kutsub nahk muutub ebamugavaks oleku. Sõrmede sidemed räägivad inimkehast, tuleks öelda, et põlv, et sa ei tohiks kunagi haigeksa, tuleb hetk, mil puudus kollageeni pikk. Morrison Kaltsin saab mis tahes protsessi, pakk muutub voodi. Amman sellise video hakkab koguma põlveliigese seisund läheb ja värv läheb vasakule paremale. Laskumine kõik see töötab ja lihtsalt see glükoosamiinhappe töötab peal. Need asjad sidemeriides ristimiskangas tavaliselt on aegu, kui pea on kustutatud. Luud ja siis aeg möödub, aja jooksul inimene ei märka, et ei osale ennast ükskord ja asendamine liigese, kuid samal ajal, kui see töötab, võib seda teha ja kui seda ei hakka enda eest hoolitsema, siis sa ei saa anda kõike seda, saad absoluutselt rahulikult aidata või ütleme Foucault's ja seal on endiselt aminohappe, mis põhjustab kasvajarakkude arengut. Peatada negatiivsete protsesside sees, et peatada pahaloomuliste kasvajate ja pikaajalise mälu areng. Meil on mälu, mis täna on täispäev, homme ei ole ja on. Ja mälu, kui sellel on hea seisund, kui inimene mäletab, mis oli lapsepõlves, abi 20-30 aastat tagasi ja muide rääkides Foucaultidest, on oluline öelda selline hetk täna. Sa oled noorem, haigus ei ole saladus. Eriti siis, kui see kõik sisaldab või teise ajaga mõnikord öeldakse, et mul seda polnud. Näiteks ei olnud nagu ei olnud. Palavikku ei olnud nohu ja üldse kõik oli hästi. Ta oli sellises seisundis, et inimene tundis puudust jõust. Keegi on sellega kokku puutunud, puudust jõust ja isegi pead ei olnud. Aru saada, padjad olid rasked või lihtsalt kõndis ja väsis. See seisund puudutas igaüht, seetõttu COVID-19 nakkus puudutas mitte ainult täiskasvanuid, vaid ka lapsi. Kõige ebameeldivam asi selle juures on see, kui see mõjutab veresoonkonda ja närvisüsteemi. Ja siin näete, meie ajunärvisüsteem on noorenenud seisund, dementsuse seisund, miks sest lihtsalt me ei hooli sellest, kes meid seespool hoolitseb. Soolestik on üks ja seesama aine nii-öelda. Jah, see on üks ja seesama rakutasandil, kui vaadata. Ühel võtke nad töötavad aju ja soolestik, sooled halvasti, aju vastab ebatervislikult, milline mälu vähenemine, peavalud, unustamine, hajameelsus. Ma märkan mõnikord inimesi, kes jõuavad foori juurde, süttis roheline tuli, mida me peaksime tegema, astuma sammu. Ma märkan inimesi, kes seisavad, ei märka, jälgige seda, väga huvitav. See tähendab, impulss ei jõudnud teieni. Impulss, kui toimus mingi info sees, meile anti info, keegi midagi ütles, midagi nägid. Impulss läks rakut, see on hea, või öeldi, see on halb, see impulss rakuni. Ei jõua, sest palju sees. Sellest, mis on seal, on ladestumine ja täna omades funktsiooni eemaldada toksiinid ja jäägid sees aktiivne tank. Selles suhtes esimene seisab valvurina. Tervisele, sest tal üksi on väga tugevad võimed lahendada küsimusi ja igasuguses süsteemis, mida ma praegu teile ei räägi. Ma alati räägin ühte ja sama, see tähendab pöörata. Tähelepanu pöörata samadele lausetele, sest toode töötab igasuguses süsteemis. Pole sellist asja haigused meie kehas, millega aktiivne ei suuda toime tulla, enne kui areneb protsess. Seega ainult aeg ja annustamine mängivad rolli teie soov joogirežiimi ja siin numbrid muutused, mis toimuvad meie ajus, on seotud meie sooletegevusega. Seda soolefloora, mis on alla surutud patogeense floora poolt, kui meie soolestikus on patogeenne floora, siis hea floora ei saa eksisteerida, kui veel toit selline. Alfafenüülitud, mis aitavad sooleflooral taastuda ja patogeenne floora hakkab head floorat alla suruma ja siis tekib protsess soolestiku põletike ja enterokoliitide sees. Muide, siin on seisund. Vahajas seisund on viinud väga paljusid inimesi enterokoliitideni, kui õhuke limaskest on põletikuline. Inimesel on kõhu paisumine, kõhus kõmin, halb seedimine, kiire tualetitung. Sage tung ja see kestab aastaid, see jõuab lõppstaadiumisse, mis juhtub limaskestaga. Soole ärritus on väljendatud joonis. Inimene ei tunne end väga hästi imendumise seisundis. Toit, mida ta tarbib, ei imendu kaltsiumi, biotiini, B-rühma vitamiine, mida meie sooled toodavad, me oleme sellisena sündinud.
Ja see on võimalik organismi tootmine, kui organism töötab hästi. Kujutage ette, et me ei pea kaltsiumi jooma. See on meil olemas, see toimub iseenesest ja imendub ja biotiin, mis vastutab juuste kasvu, juuste ilu, küünteplaadi seisundi eest. Kui see toodetakse, siis kõik on hästi. B-rühma vitamiinid, mis on meile vajalikud närvisüsteemi ja veresoonte joonise südamerütmi jaoks, et inimene saaks normaalselt magada. Normaalselt ärgata, mõnikord ei piisa ja siis tekib selline nõiaring, kui inimene ajutiselt ei tea, kuidas end aidata. Need sensoorsed seosed nimetatakse nii, mis toimuvad. Aju ja soolte vahel, need kaovad kõrvale, kui meie immuunsus tõuseb ja isegi vastutab iga olukorra eest sees. See on meie immuunsüsteem triljon fänni, millest sina. Organismis on ja me nendega juba sündinud. Nad elavad teema neerupealise koorega, mis asub siin. Ja öeldakse, et see on 30, kui see muutub puudega ja midagi ei juhtu siis. Ja mõne aja pärast kaotab ta täielikult oma töövõime. Ei, see pole nii. Ta võib elada 150 aastat. Ja meie organism on selleks ajaks ette nähtud. Kuid kuna me seame endale eesmärgid sellisteks, kes me oleme, kas keegi teistest ei seadnud bakterid on lõpuks arvutanud 150 aastat. See on harknääre, milline arstid 150 aastat enne südameorgaani arstid 150 aastat enne neeru. Saate aru, kuid haigete neerude ja tervisliku südame korral ei ela inimene kaua. Te teadsite seda ka. Ja rääkides nendest seostest, kaovad inimesel see, mis saad. Aju toimimine on häiritud, mälu puudub, tähelepanu hajub, impulss ei jõua kohale. Täna mäletan, homme mitte. Pikaajalist mälu ei teki. Seisund on selline, kui inimene ei tea, mida teha. Annate talle ülesande. Ta ei saa aru, kust alustada. Seda nimetatakse impulssi mitte saabumiseks. Inimene eksib, kui see seos puudub, siis inimene võtab vastu need tüübid. Kujutage ette, et olete endale kehasse lasknud roboti ostnud. Tolmuimeja. Aga ainult mikroskoopilise, mida te ei näe tootes ja mida ta seal teeb, te ei tea, aga ta on seal töötab. Ta hakkab taastama teie sisemisi ühendusi, hakkab tööle signaalmolekulide struktuuri ja kõige olulisem, kui ta satub organismi, ta tuvastab, kus on ebakorrapärasus ja kus on tühi rakk, kus tal midagi puudu on. Mikroelemente või vitamiini, kus toit puudub, kus see ei kohtu rakustruktuuriga ja seinas on membraan. Ja kui see on paks ja ummistunud toksiinidega, selline ettevõte ei saa anda teavet. Ta ei saa midagi toidust võtta, ei saa toksiine eritada. Tekivad toksiinid, rakud ja kelder ja sellise rakuga keldris, millistel signaalmolekulidel saab rääkida millestki, isegi kui rike on toimunud, organism peaks meelde tuletama, et see karjumine pole aktiivne, vaid aitab anda organismile juba jõudu. Ja just need kõik polüsahariidid, millest me rääkisime, nad annavad tulemuse siia, mitte sinna rakku, mis on nõrk, kus on rike ja hakkavad sealt tööle. Ja kõige huvitavam veel, et see toimib DNA tasemel. Katkine DNA-ahel ja aktividani töö annavad head tulemused, isegi kui inimene on oma protsessi käivitanud. Kuseteede süsteemist, sellest räägime, on seotud soolestikuga ja seotud meie ajuga. Selgub, et kui me koos öösel käite tualetti, aga kogu teave kaob, see on siis, kui inimene pissib öösel. Ja kui rääkida sellest, kuidas seda õigesti teha, siis kogu vedelik tuleb ära juua kella 5 õhtul, eriti vett. Siis inimesele, kui palju peaks vett jooma, mida te arvate? Kui palju? 1,5, 2. Veel keegi? 30 milliliitrit. Aga tegelikult, kui arvutada, siis nagu öeldakse 30 grammi kilogrammi kehakaalu kohta. See on vedeliku norm. See pole see vedelik, mida te näiteks higist, mahlast, midagi muud. See on puhas vesi. Vesi erinevus, olgem rääkida sellest. Kui me joome puhast vett, siis organism ei kuluta energiat selle tootmiseks ja töötlemiseks. Kuid kui me joome mitte puhast vett, siis organism toodab energiat, et seda imada ja endasse imada. Veel on oma mikroelemendid. Seda peetakse vedelaks toiduks. Ja siin on kogus vett, mida tuleb juua, see võimaldab inimesel vältida turseid, tagada kuseteede süsteemi õige toimimine, vältida toksiinide jääke, vältida kudede intoksikatsiooni, tagada õige meie jämesoole ja peensoole toimimine. Vesi on oluline aju, me koosneme veest, laps sünnib veesega, vanaduseks jääb alles 60-70%. Kui me ei täienda vett, siis sellest tulenevalt fibroosne rõngad meie selgroolülide vahel hakkavad lamenema, neid praktiliselt ei esine. Seetõttu inimene oli 80, muutub 160 pikkuseks.
Seetõttu valutab selg, seetõttu valutab lihaskude ja nii edasi. Ja seetõttu ka meie kuseteede süsteem ei tööta korralikult. Ka see vajab energiat, ka see vajab seda, et seda säilitataks ja sellega töötataks. Meil on 2 tünni, mis asuvad üks üleval, teine allpool. Nad on koos. Maht on väga väike, neil on paradigmaatiline kude, neerupiirkonnad, neil on tuubulite süsteem, infra on kude. See tähendab, et see tuubulite süsteem ei tööta. Neerupiirkond vastutab selle eest, et see puhastab meie verd. Kuidas uriin tekib? See puhastab verd. Kuidas see veri sinna jõuab? See jõuab neerudesse läbi maksa ja hakkab seal filtreeruma läbi glomerulaarse süsteemi. Ja uriin on esmane ning on ka teisene uriin. Mõnikord hakkab meie glomerulaarne süsteem kannatama. Neerupõletiku seisund ja järgmine protsess, kui inimene pole sellega tegelenud, on juba loovutatud protsess. Nii et täna on koroonanakkus ja see nakkus, mis täna maailmas ringi liigub, see jätab oma jälje igasse süsteemi. Ja kui koroona kunagi oli, siis kannatavad mitte ainult ajuveresooned, vaid kogu veresoonkond. Kui palju me neid veresooni on? Kujutage ette, väikesed kapillaarid, arterioolid, veenid, veenulid. Kõik need ühendada arterid, see oleks terve hiiglaslik võrk, mille saaksime mähkida meie maakera ümber. Kujutage ette, kui palju. Kui me sooltest räägime, siis me lautame selle lahti, just nagu kangas lautatakse lahti, see on 300 ruutmeetrit. Lihtsalt mõelge sellele, 300 ruutmeetrit. See on terve sadam, terve jalgpalliväljak. Proovige seal kogu oma elu jooksul puhastada. Mõnikord inimesed ütlevad, et ma tegin mingi detoksi, puhastasin sooled. Kui palju päevi on möödunud? Teile 2. Kuidas te arvate, kas selle aja jooksul saab midagi teha? See on algus, see on väga vähe aega. Kui neid tüüpe pidevalt võtta, töötades kõigi süsteemidega, siis ta nagu robot-tolmuimeja sees annab tulemuse iga süsteemi jaoks. Ja rääkides kiibisüsteemist, mida ma tahan olulist öelda, et käsnasüsteem kannatab nakkuse all, mis siseneb. Organismis juhtub sageli nii. Laps ravitakse, me oleme lõpetanud ravi. Me ravime, nagu oleksime palutud, kurgus ei valuta, palavikku pole, mine kooli. Kuid me ei ole lõpetanud ravi. Ja see nakkus, mis jääb sisse, mis nagu ei sega enam, aga ta istub seal, see jääb neerudesse. Ta ei lahku sealt kunagi. Ta jääb eesnäärme juurde, ta ei lahku sealt kunagi. Kui rääkida neerudest, on oluline öelda, et kõik patogeensed bakterid, kogu patogeenne mikrofloora sees on surnud ja see on seal nagu kuidas, teate, surnu ajal jäi neerude vaagnatesse ja seal see jääb, neerus pole võimalust seda eemaldada. Seetõttu on nõrgalt voolavad valged nefriidid, siin on põhjus. Mida teha selles olukorras aktivitaani puhul? Ta eemaldab need toksiinid ja jäägid väga õrnalt ja hoolikalt, seda, mida neerudele pole vaja. Töötab käsnasüsteemi taastamiseks. See tugevdab õpilase seina, tugevdab kapillaarseina, tugevdab mensooniseina polüside arvelt, mis tal olemas on. Nendes on 8 polüsahariidi ja seetõttu on väga suguelundite süsteem, ta oleks tänulik ka aktivitaanele, kui inimene tegeleks iseendaga. Mis puutub põide, see on tihke kude, mis ei saa kunagi lõhkeda. Võib-olla hoiab väikest uriinikogust, kuid tal on põletikuline protsess. Ja kuna me räägime teiega sellest, mis on ühendkude, millest me koosneme, ja see kude hakkab mõnikord lõdvenema, vananedes, kui me ei hoolitse selle eest, siis meie põis on samuti lõtv, nõrk sein. Seetõttu mõnikord esineb uriini pidamatus ja sellega kaasnevad ka teised parameetrid. See ühendkoe nõrkus, vaagnanõrk sein, põletikulised protsessid, põiepolüüpide moodustumine, konglomeraatide moodustumine, liiva, jääkide, toksiinide. See kõik teate organism nagu laohoone. Kui me puhastame laohoone ise, näiteks külmik puhastame, seal on puhas ja ei lõhna, kuid kui me seda ei puhasta, seal on täiesti erinev seisund. Ja meie organism nagu laohoone ei puhasta, ei pese, saame ühe eluhetke. Puhastame, peseme, hoolitseme, saame teise eluhetke. Seega, kui liigesed valutavad, esimene asi, millele tähelepanu pöörata, on meie neerud. Kuseteede süsteem ja ainevahetuse häired. See on integreeritud süsteemi häire pluss seedesüsteem koos. Ja need seedesüsteemi rikked ja integreeritud kuseteede süsteemi rikked viivad linnu ainevahetuse häireteni. Mida see kaasa toob? Inimesel hakkavad tekkima soolad, uuraadid, fosfaadid, oksalaadid. Rikkumine toob hiljem mure liigeste pärast, mille eest hoolitseda liigeste eest, sest siin läheb halvasti. Veerand inimestest tunneb, talle pandi diagnoosiks artroos. Kust see teie arvates tuli? No kust teie arvates see tekkis? Soolade ladestumisest. Kunagi oli stressiolukord ja see inimene ei märganud seda. Magu läks sassi, sass andis adrenaliini ja puhituslikku soole.
Edasi läks käima toidu üsna hea imendumise protsess. Õhuke sool hakkas üsna hästi imenduma. Liigne lima kehas on ummistanud peensoole villiosa. Toit ei imendu ja keha lakkab funktsioneerimast. See tähendab, et keha lakkab tootmast biotiini, B-rühma vitamiine, kaltsiumi. Endokriinsüsteem on häiritud ja hormonaalne tasakaal on paigast ära. Siin on protsess, soolade ainevahetuse häire. Luud hakkavad valutama, liigesed hakkavad valutama. Millise järelduse me võime teha, et kõik see on lahendatav? Kõige olulisem on see, et kõik saab lahendada, iga olukord, iga diagnoos. Diagnoos on diagnoos, täna ravitakse diagnoosi, mitte põhjust, miks see juhtus. Seetõttu võtame aktivaatori sisse ühe kotikese. 2-3 korda päevas. Lahendame küsimuse, et meil pole kuseteede süsteemi häireid. Lõppkokkuvõttes tekib meil seisund, kui naine ja mees tunnevad, et kusepõis on täiesti erinev. Kus eritub nii palju kui vaja, puudub viivitus, ei taha liiga tihti tualetti minna. On õige neerude ja kuseteede süsteemi tööseisund, on õige tööseisund, on õige liikumisaparaadi tööseisund. Liikumisaparaat on meie saar, kus me asume. See tähendab meie selgroogu, mis hoiab meid sirges asendis. Kui luud ja liigesed valutavad, siis see ei ole kellegi jaoks lõbus, kellel see on. Kõik ravi, mis toimub farmatseutiliste preparaatide abil, on hea, kuid see on lihtsalt enese toetamine. See pole see, et olete lõpuni ravitud. See pole lihtsalt transitiivne ja kuni järgmise korrani. Millal võiks olla järgmine kord, kui olete jälle haige? Eriti reumatoidartriidi korral. Olukord on kurnav. Seejärel reumatoidsüsteem, reumatoidsed küsimused, kõik liigesed mõjutavad väga negatiivselt, ka südame funktsioonini. Ja mida see tähendab? Nad peavad sisse lülitama. Paradoksaalsed protsessid tuleb käivitada. Jälle, kuhu pöörduda? Aktiivne söögiisu aitab. See tähendab, et see annab tulemuse põletikulise protsessi leevendamiseks. Tugeva sisemise mikroobse tasakaalu leevendamine. See tähendab, et kui patogeenne floora elab sees. Leevendab valusündroomi, eemaldab viirused ja toksiinid, ehk tema ülesanne on organismi puhastamine. Meil on veel sees sellised makrofaagid. Need on rakud, mis neelavad lagunemisprodukte. Mis on lagunemisproduktid? Kui bakterid on surnud, siis ta on hukkunud. Hukkus patogeenne floora. Ja makrofaagid suunduvad sinna, et seda ära koristada. Ehk meil on juba need, kes hoolitsevad seestpoolt, kuid meie elu käigus hakkab see süsteem kaotama oma funktsiooni. Organism unustab selle ja siis juhtub selline intsident. Vaadake siia tagasi apoptoosi juurde, et seda unustada. Mäletate? On tervislik rakk. Toimuvad teatud hetked, kui sellel rakul on muutused. Ta hakkab muteeruma. Kas tal jäi toitumisest puudu või? Kas õhku ei jätkunud õigel ajal või oli soolestikus mingi häire ja see ebaõnnestus? Või tal ei olnud neid funktsioone, neid seoseid? Ta hakkab muteeruma. See tähendab, et kujutage ette, et rakk on pooleldi mustunud ja siis toimus nekroos, kui seda lastele umbes seletada. Nekroos toimus. Üks rakk saab toitu, teine mitte. Ja see, mis ei saa toitu, võtab üle selle pooleldi heleda rakukese. Kuna selle tumeda poole jaoks on vaja luua samasuguseid rakke, ta hakkab muteeruma ja enda poole tõmbama ja muudab terved rakud tumedaks. Ja siin algab protsess. Mida teeb aktivida? Ta ei lase rakul hapnikku saada. Ta võitleb aktiivse hapnikuga, ta lõpetab selle verega toitmise. See tähendab, et ta ei anna talle toitu veresoonte kaudu. Rakk lõpetab toitumise. Tulevane rakk lõpetab toitumise, ta hakkab surema. Protsessis näidatakse, et muutus rakus, mille aktivida juba valib. Apoptoosi efekt, mis meil on sees, kuid me oleme selle elu jooksul unustanud. Organism on selle unustanud. See tähendab, et aktivida taastab tüvirakkude töö. Mäletate, ilmselt teate, et on erinevaid õpetusi, kui loodi tüvirakud. Kui üritati neid inimese kehasse viia, mis juhtus? Rakk ei viinud seda läbi, väga heas seisundis. Inimene läks onkoloogiasse, sest seal, kus on mustus tüvirakk, mis pole sinu oma, ei anna seda reaktsiooni, mis on vajalik. Ja siis vaatame edasi. Just need seosed seab paika aktivida. See tähendab mutante rakkude seisundit, kui see juhtus, teadlased viisid läbi uuringu. Öeldakse, et kui rakule ei anta aktiivset hapnikku, lõpetatakse selle toitmine, ümbritsed sa seda tervisliku koega, nagu oleks see lämmatatud selle negatiivse tööprotsessi käigus. See lakkab toimimast, nad lakkavad paljunemast, lakkavad toksilisi koormusi organismile väljastamast. Just seda teeb aktivida. See võimaldab taastada signaalmolekule organismis. Ja need signaalmolekulid, see tähendab signaalsündroom, seda SOS-i kuulevad rakud. Makrofaagid hakkavad liikuma, meie immuunsüsteem hakkab tööle.
Immuunsus tõuseb aktiivselt, sisemine protsess on käivitatud, hakkab toimuma negatiivne protsess, näiteks onkoloogia protsess. Just seostudes rakust rakuni, see seos, mis on organismis olemas, ja kui ühendus tekib, hakkab iga rakk kuulma teist. Kui väli on puhas, siis kõik rakud puhastavad üksteist. Need karvakesed, mis võnguvad, edastavad infot rakust rakku selgelt. Kui rakul midagi puudu on, siis on oluline teada sellist fakti. Kogu info rakkude kohta, iga organismi rakukese kohta, kujutage ette, liigesed, aju, veresoonkond, kuseteede süsteem ja nii edasi, soolestik nagu igaüks. See info on meil siin põieseina sees. Kui te öösel käisite tualetis, tegite pissi, siis info kustus. Te ärkate hommikul ega tea, mida süüa, sest te ei mäleta. Seda infot annab hüpotalamus, siin on otseühendus. Ja see hüpotalamus, 2 endokriinsüsteemi, mis kontrollivad organismi tööd. Ja siis, kui siit käsk tuli, siia tuli käsk iga organismi rakult. Millest mul puudu on, millest veresoonkonna süsteemil puudu on, südamele, maksale, selle kudedele, näiteks soolestikule, liigestele. Ja see informatsioon läks siit siia, põide. See hoitakse meil hommikuni. Ja kui hommikul ärkasime, ütleme, ma tahan munaputru, ma tahan apelsini, ma tahan mingit mahla juua. Aga kui hommikul käisime, öösel käisime tualetis, seda informatsiooni pole. Hommikul ärkasime, organismis on tasakaalutus. Ta ei tea, mida ta tahtis. Seda on kindlasti vaja meeles pidada ja mitte unustada. Seetõttu vajab iga süsteem abi. Ja iga süsteem vajab toetust. Ja ma tahan öelda veel ühte olulist asja. Töötades inimese organismil mõjutab aktiivsus närvisüsteemi. See mõjutab närvisüsteemi rahustavalt. Kui inimene toidab end õigesti, kui pole jääke ega toksiine, siis meil pole võimalust ega soovi närvitseda. See tähendab, et organismis toimub tasakaal. Kui kõik on hästi, kui on tasakaal, siis nimetatakse seda head homeostaasi. Kui miski ei häiri. Ja selline seisund tekib, kui inimesel on stressitaluvus. Et mingi teave ei häiriks teid, olete stressitaluv. Mõistate, kuidas suhtuda sellesse olukorda. Ja kui mõistate, et see on normaalne, siis teie süsteem töötab õigesti. Stressi pole, aga süsteem töötab samuti õigesti. Stressi pole, tüümus ei ebaõnnestu. Integreeritud süsteem ei ebaõnnestu. Aktiivsus on huvitav funktsioon. See toidab ja toidab meie kilpnääret. Kuna kilpnääre on väga kompaktne organ, ta tahab alati vitamiine, mikroelemente, et tal oleks alati kõike piisavalt. Me ei tea sellest sageli ja me ei anna talle midagi. Seetõttu on aktiivsus siin samuti oluline. Et kilpnäärmes ei oleks sõlmi ega tsüste, et hapnik saaks hästi liikuda, et toimuks ainevahetusprotsessid. Igal organil on oma ainevahetusprotsess. Tal on oma immuunsüsteem. Ja kui me seda mõistame ja jälgime ennast, siis kilpnääre ei ebaõnnestu. Koos sellega töötab ka kõrvalkilpnääre. Kui kaltsiumi ei ole piisavalt, on süüdi kõrvalkilpnääre. Ja peensool, kus toimub imendumine just. Ja just need polüsahariidid võimaldavad kõigil neil organismis tekkida kaltsiumi, magneesiumi, rauda, tsinki, B-vitamiini ja nii edasi. See tähendab, vaadake see väike robot seal sees, mis töötab aktivaatorina. Ta korraldab asju seespool ja annab tulemusi, et puhtas organismis on kõik korras. Kui palju igaühele juua vaja on, seda teab iga organism. See tähendab, et kui kiire on, vastureaktsioon sõltub sellest, kui palju te vett joote, kui hästi järgite joomisrežiimi, kui hästi teie immuunsüsteem töötab ja kui vähe või palju on organismi sattunud. See on väga oluline teema. Veel üks oluline moment selline, kui on muutused inimese organismis, kui inimene kannatab kõrgekvaliteedilise vererõhu all. Kellele see on tuttav? Kas siin saalis on selliseid inimesi? On. Ma arvan, et see on väga mugav olukord, sest te ju sündisite normaalse vererõhuga ja normaalne vererõhk peaks olema terve elu. Miks see nii juhtub? On olemas süstoolne ja diastoolne vererõhk. Mis on süstoolne vererõhk? See on siis, kui veri surub veresoonde. Süstoolne vererõhk näitab, et vatsake on kokku tõmmanud, surunud verd veresoonde ja äkki see veri liigub nagu tõmme, õrnalt liigub mööda veresooni. Ja selle surve veresoone seina näitab süstoolset vererõhku. Diastoolne, see on südame lõdvestumine. Süstool ja diastool, kokkutõmbumine, lõdvestumine. Diastoolne vererõhk näitab, kuidas veri puhkeasendis surub anuma seina vastu ja sageli on nii ülemine kõrge kui ka alumine kõrge. Alumine rõhk vastutab ka selle eest meie neerude kuseteede süsteemi töö. Ja siin, kui seisund kannatab siin, on kolesterooli laigud. Mis see on ja mida need esindavad? Meie maksal on väga kõrge võime verest puhastada ja see veri seejärel edasi neerudesse puhastamiseks anda. Kui maks teeb oma tööd, eritab ta sellist kolesterooli, mis on halb kolesterool,
või madala tihedusega lipoproteiinid, aga meil on vaja kõrge tihedusega lipoproteiine. Ja kui inimesel on kõrge tihedusega lipoproteiine, on tema veresooned puhtad. Mis on lipiidne ladestusplaat? See on, kui see veresoon on kaetud sellisega nagu lumeküngas, kujutage ette ainult, et see ei sulagi. Ja see lumeküngas, nagu oleks, muutub suuremaks ja veresoones on auk väga õhuke. See tähendab, et sellel avausel on vähe ruumi ja veri voolab veresoontes suure surve all. See sulab selle seina kohal ja inimesel tekib rõhk. Meie kehas võivad need laigud olla kõikjal. Tööstusharude muutused aforismis, unearteris, Aafrika arteris, kõikjal. See tähendab, et kui see seisund juba eksisteerib, kuidas sellega töötada? Töötada läbi maksaseisundi. Kuidas töötab aktiivne maks? Ta taastab rakud, ta taastab kupud, pedotsüüdid töötavad, tal on väga hea sapi eritav toime. See tähendab, et mõnikord sageli juhtub, et inimesed sünnivad sapipõie düskineesiaga. Me kõik sünnime sellega, see pole diagnoos. Sapipõie seisund, kui see on piklik, ei tõmbu hästi kokku. Siin sõltub muidugi ka toitumine ja joomine. Kui sapipõis ei tõmbu hästi kokku, siis inimese sooled ei tööta, on kõhukinnisus, on seal jääkaineid ja nii edasi. Aktivitaaril on võime töötada sapipõie seinal, võimaldades sellel õigesti kokku tõmbuda. Kui sapipõis tõmbub õigesti kokku, tähendab see, et meie 12 sõrmiksooles seedib toit õigesti. Siis pole mingit seisakut, toit imendub õigesti. Aktivitaaril on veel üks ainulaadne võimalus teha veresooned elastseks. Veresoon muutub elastsemaks. Inimene elab nii kaua, kui tal on elastsed veresooned. Igas vanuses saab need veresooned sõlmeks siduda. Ta ei rebene, ta ei murdu, ta on nagu painduv köis, väga hea selline. Ja tal on hea side teiste anumatega. Kui inimestel on külmad käed ja jalad, kas neid on saalis? Või ehk olete kuulnud, et on? Kujutage ette, kui oluline on teada, et kui on külmad käed ja jalad, ei suuda sellised inimesed kaua elada. See on perifeerse vereringe häire. Mida teeb aktivaator? Ta töötab iga kapillaari, iga veresoonestiku ja arteriaalse seina kallal. See on kõige väiksem kapillaar, mis asub varvaste ja sõrmede vahel. Kui sinna ei satu verd, siis meie jalad on külmad torud. Aktivaator parandab perifeerset vereringet, võimaldades inimesel selle seisundi tasakaalustada. Arteriaalne vererõhk stabiliseerub tänu veresoonte töö tasakaalustamisele. Paraneb vereringe, paraneb kuseteede süsteemi töö, paraneb neerude glomerulaarsete ja nefroonide süsteemi töö. Ja annab tulemuse just vereringe stabiliseerimiseks. Ja vereseisund, kui neil on vaja antikoagulante, on olemas kapitiin, spriit, kapitiin, midagi veel. Aktivitar on antikoagulant. Võttes aktivitari, te ei vaja ühtegi ravimit, mis vedeldaks verd, sest see on ravim, mis kontrollib verd, see vedeldab seda. Tal pole seisundit, mida tuleb kontrollida. Aga mis siis, kui läheb halvemaks? Mitte kunagi ei lähe. Tal on valikuline võime. Iga organismi jaoks töötab ta valikuliselt, see tähendab, et ta ei vedelda verd halvemini, seda rohkem kui vajalik individuaalselt iga inimese jaoks. Seetõttu on kõigil inimestel, kellel on gabariidne infektsioon, kindlasti vaja antikoagulante ja igale inimesel on neid vaja. Kui meie veri ei ole paks, siis tal on oma seisund, oma eroloogilised funktsioonid, siis meie südametegevus ei kannata ja siis vererõhk on normis. Aktivitaari kasutamisel umbes mitmendal päeval võib öelda, et vererõhk stabiliseerub. Teate, kõigil on erinevad olukorrad. Keegi vajab lüüa, juua. Kellegi jaoks on see nii tõsine hüpertooniline haigus. Keegi saab kiiresti küsimuse lahendada, kuid peate ütlema, et vastus organismile kulub 90 päeva igasugusele süsteemile, kui hakkate end stabiilselt ja hästi tundma. Siin on 90 päeva minimaalne aeg, kui kaua on vaja aktiivitarbi võtta, et parandada oma organismi. Isegi kui teil on näiteks ühes süsteemis midagi, keha ei saa kiiresti küsimust lahendada. Ei ole sellist võluväge, kus täna pistate ja homme olete terve. Sellist asja pole. Olge kannatlik, kui teil on probleem, see küsimus lahendatakse. Aktivaatoril on kõrge võimekus mõjutada immuunsüsteemi seisundit ja anda kehale energiat. On inimesi, kellel energiast puudus. Jõulangus on pidev. Aktivaator lahendab selle probleemi. Juuste kasv paraneb. Motivatsioon tasakaalustub plaatina. Tasapinnalisele süsteemile annab samuti tulemusi, sest liigne lima väljub. Ja veel üks moment, kuna ta töötab. Meie organism annab tulemuse vere aeroloogilistele omadustele pluss paradigmatasüsteemile ja annab ka tulemuse kõhunäärmele. Ensümaatika korral annab väga kõrge tulemuse. Lapsed sünnivad mõnikord, kui neil on aliaakia, kui laps ei suuda kogu toitu seedida. See tähendab, et tal on vaja teatud toitumist.
Aktivitaari tarbimisel laheneb küsimus järk-järgult. Inimesed, kes toituvad aktivitaaridest, töötavad täiesti teisiti, näiteks gluteenivaba dieet. Dieet siin lahendab küsimusega aktivaator. Töötades latrükangsa segus, töötades selle endokriinse organi peal, mida nimetatakse kõhunäärmeks, aitab see organismil toota ja alustada neid ensüüme, mis aitavad seedida erinevaid toite. Ja seda nimetatakse ensüümpatoloogia küsimuse lahendamiseks. Lisaks on aktivitaar kõrge võime, kui me rääkisime sinuga immuunsusest. See aitab ka keha bakteritele ja parasiitidele, mikroorganismid, mis hõlmab nasofarüngeaalse limaskesta seinte, Kišehnika, ja sellel on parasiitivastased toimed. Kas keegi on kunagi tervisekliinikus käinud analüüsi läbimine ja täpselt leitud parasitoos? Kas teil on selliseid vastuseid? Palju haigusi. Parasitoos on terve teema, et neid leida, pead analüüsima 30 korda. Kuid nad elavad kõikjal meie rakkudel on parasiitraknakkus. Inimesed eesnäärme adenoom prostatiidi myomatoossete koostööd piirkonnas emakast süst naistel, mis on topoflebitiliimi protsess. Varikostromboos trihomonas mängib väga olulist rolli ja paljud inimesed nad elavad koos temaga, kuid keegi ei tea sellest, et ta varjab leukotsiidi oma jaoks. Laboratooriumi assistent ei näe teda majas, kus ta sõidab, sest ta tahab elada. Leia see 30 korda, kuid väga paljud inimesed on kroonika. Tegevuste kasutamine lahendab seda probleemi järk-järgult, sest ma lahendan. Ma jälgin seda diagnoosi, see on absoluutselt nähtav, edasi parasitoos on. Suured on väga väikesed, näiteks toksoplasma. Elab ajurakkudes mõnikord inimesed küsivad ja sul on olek kinnisideed. Parasiit, mis ei ole nähtav ja mida saab näha ainult mikroskoobist, elas oma ajumärkides. Ülesanne on mida saada inimesest välja, et leida teine omanik, kui inimesed on. Kinnisidee mõtted, eriti selles olukorras inimeste mõrva mõtted. Enesetapp on see, miks see on kindlasti palju asju, mida inimesed ei kontrolli. DNA takoi on olemas fakt ja seetõttu, kui oksaglider välja tuleb, leiab ta teise omaniku. Elud ja aktivism töötab siin inimesed, kes on väga närvilised. Pingestunud, kui närvisüsteem töötab pidevalt pinges, pidevalt vanadus. Ta on nagu ühe tükk ja ta ei saa enam ainult. Võib-olla sellepärast, et aktivaatorite keha on selliseks kasutatud inimese keha lõõgastumine. Ta hakkab tavaliselt magama. Vereringe muutumine on väga oluline inimestele, kellel on südameinfarkt, infarkt enne infarkti haigus, kellel on geneetik, selle eelduse olemasolu on vajalik insuldi ennetamiseks. Eelduse olemasolu on vajalik südameinfarkti ennetamiseks. Siinne aktividan on samuti hea abimees, see toidab südamelihaseid. Meil on abaluude vahel lihased, mis alati pinges on. Inimesed kaebavad sageli, valutab kuidagi ebamugavalt. Keegi käib pidevalt massaažis ja töötab kehaga, kui midagi võtta, tuleb midagi ette võtta. Kuid kui seal on olnud lihaspinget, siis südame toitumine peatub selles seisundis pidevalt. Kui see juhtub, tekib südameinfarkt. See on müokardinekroos. Aktivisaator aitab sellistel viisil parandab ta lihaskoe taastumist, et ei tekiks seisundit verestaas, et ei tekiks verestaasi paranemist, et ei tekiks tromboosi. Lõpuks toimib jalaveenil on klapid, kuhu te välja viskate vere ja ei oleks seal seisaks selleks, et protsessi verejalgadest see maks vastutab. Seega põhjus läks sepistatud oma funktsiooni, ei saa vastata. Pidevalt ja aktivaator on juba abiline selle tõttu, et ta on antikarbonaat, saabub ja tugevneb raske sein, ta paisub tiheda verega, ei toida, ei teki selliseid muutusi, mis toimuvad vahel, mis ruumis 10 väga inimesel siin aktiivne, seal ka mängib rolli. See tähendab langevad ise, vajalik sein, ta tugevneb, muutub rohkem tiheda. Hästi tsirkuleerib kohv, inimesel ei ole seisakut, see on oluline eriti. Inimestele, kes töötavad pidevalt nagu õpetajad, arstid, kirurgid, kes opereerivad. Paljud inimesed veedavad terve päeva tööl masinate taga. Seega täna ma püüdsin näidata, kuidas aktiivne töötab ja millal organismis on lehed ja palju. See tähendab, et kui see on sees, on 100 haigust, kuid põhjust keegi ei otsi. Pidage meeles, et ravitakse ainult diagnoosi. Seega tarbides seda väikest toodet, pakikestes sachet 0,6 grammi mitu korda päevas, igaüks individuaalne annus, saate suurepärase tulemuse kõigi kehasüsteemide töös alates kõige väiksemast rakust, näiteks soolestikust kuni vertikaalse süsteemini. Jah, see on pikk süsteem, mida ülalt näha. See tähendab, et kui inimesed teid vaatavad, Konemova hakkab komplimente tegema, midagi hakkab teiega muutuma. Saate nende juurde oma tuttavate juurde minna, keda te pole ammu näinud. Inimene on muutunud märgiks, et teil on eriline roll. Mõlemad on detefolium,
ja te teate ise strata ja kõik sellised mõjud eksisteerivad kõige tagajärgedega. Muutunud on käe eriline roll, mängib parodontoosi seisund, mida ma arvan kaart minust hambad on selline vestlusteema, kus inimene on alati hambaarsti juures või kord aastas ilmselt, nii et kust see tekib. Parodontoos vitamiini C puudus, kuni seedesüsteemi häireni, kuni parasiitoos mängib suurt rolli aktiivselt, siin aitab vaja lihtsalt võtta suhu aktiivselt lahustada suus ja selle kaudu igemeid. Ja suuõne limaskest ja saate hea tulemuse. See tähendab, et tervikuna on vaja töötada kogu organismiga ja seal, kus on halb seisund, aktiivselt sinna. Ja see töötab siin üldiselt, kuidas see täna näitas. Ma tahan keskenduda veresoonte süsteemile ja öelda, et kui vereringe on halb, inimese südapõdev seisund võib kokku variseda. Süsteemid on hõlmatud ja kui inimene võtab vara riigi ja see hakkab lahendama, süda hakkab teistmoodi töötama, ei stagnatsioon, kui neid ei ole. Patoloogilised protsessid rütmis ja järk-järgult see toimub rütmis. Selle lahendamiseks ei ole kohe otsustatud. On olemas ka keha selle ja hingamisvõimlemise jaoks, mida ma pean kinnitama. Täna tahan näidata teile veel üht harjutust, mis on kasulik, sest varsti uus aasta, nii et kõigil peaks olema rõõmu algusest peale. Kui me ei ole õnnelikud, siis iga rakk on taga kurb. Kas siin on see, et sa ei pea seda näitama, sa võid ka seda teha. Minuga igal hommikul võta oma peopesa ja alustada. Siin sa mängid tinus ja tunned, nagu tekib rõõmu. Palun pidage meeles, ärge unustage ühtegi hetkegi. Punkt, mis lahendab palju probleeme kehas, mida sa tead, see punkt on põlve all. Kes teab täiesti hästi, näitab teineteisele, et unustate igal hommikul õigesti. Punkti tuleb masseerida ja see annab tulemuse kõigi toodete süsteemi kohta. Vereringe immuunsüsteemi jalgade veenidesse tööta temaga, et olla heas seisundis. Võetakse 4 sõrmetassi põlvelt alla ja 2 sõrme näoluust. Siin on väga valus, kui sa seda pidevalt masseerid. On kerge jalad, mugavus on jalgades, ei ole väsinud jalad. Hea vereringe ja jalad ei leki kunagi. See on informatsioon aktivisti kohta.